Nii, tere päevast ja tere tulemast järjekordsele webinarile. Tere tulemast Arukad süsteemide poolt, tere tulemast Autodeski poolt. BIM Collaborate on järjekordselt teema ja selles sarjas oleme Alariga juba teist korda tutvustamas Autodeski pilvelahenduste võimalusi. Alustasime sügisel, me rääkisime pikemalt kuidas alustada pilves, millised on tarkvarad, millega hallata teatud etappe projektide puhul, kuidas lisada osalisi, millised rollid neil võiks olla, millised õigused on ja rääkisime ka lähemalt versioneerimistest ja ristumistest. Täna meeldetuletuseks ka käin natukene üle soojenduseks siis mõned asjad, mis me rääkisime eelmine kord, paari minuti jooksul, et oleks võib-olla neile, kes üldse esimest korda näevad, natukene parem ülevaade sellest, millistest osadest pilvelahendused Autodeskil koosnevad. Ja seejärel Alar läheb juba täpsemalt selle sisse, kuidas võiks toimuda kommunikatsioon õiges BIM-keskkonnas. Nii. Arukad süsteemid siis peamiselt tegeleb Autodeski tarkvarade edasimüümisega ja Autodeski tarkvarasid on laias laastus kolme sorti. Ehitus ja arhitektuur, ehk siis lühidalt AEC, millele varsti on lisandumas ka AECO, sellepärast et kui pidada silmas kogu kinnisvara elutsüklit, on siis haldus ka sinna otsa tulemas, aga see hetkel veel on lapsekingades meil Eestis eriti. Tööstuse tootmine tõstab pead, on järjest olulisem tuleviku teema, tarkvarad juba täiesti olemas, sellest me täna ei räägi väga pikalt ja siis meedia ja mängude erilahendused, mis võib-olla ei olegi nii väga tuntud, aga väga suured Hollywoodi filmid kasutavad just Autodeski tarkvara, et siis CGI-d ehk siis Computer Generated Images lahendusi ekraanile tuua. Ja kõikide tarkvarade jaoks on meil olemas ka koolitused. Tänane teema, BIM ja siis suhtlus. Digitaliseerimine on varsti selline võib-olla liigselt kasutuses olev sõna, et kuuleme seda nii söögi alla kui söögi peale, aga tegelikult viimane raport, nagu kuulsime tarkehituskonverentsil, ütleb, et Eestis on digitaliseerituse tase alles 26%. Nii et on veel minna, on astuda samme ülespoole. Integratsioon, see igaühel on see natukene erinev, kes on sellistest ettevõtetest, kus on heal tasemel. Ma tean, et tänaste osalejate hulgas on selliseid ettevõtteid, kus see kindlasti on väga hästi juba arenenud ja asjad on paigas, koordineeritud, andmed on kuskil olemas, kõik pääsevad ilusti ligi, on nagu üks ühine tõeallikas siis, kui otse tõlkida seda. Ja optimeerimine ongi sisuliselt see teema, mis meie webinaaridel läbi käib. Et Autodeskil on täisdigitaalne lahendus olemas selle jaoks. Algusest peale, kui tekib idee, et seal ei uita kuskil paberites, emailides, drive'ides või siis telefonikõnedes, vaid et see on juba olemas kuskil pilves, kõik pääsevad sinna ligi, see on läbipaistev ja see kulgeb siis kogu oma eluea jooksul seal niimoodi, et midagi ei lähe kaotsi. Ehitus, jah, ehitus on lihtsalt võib-olla üks osa, eks ole, et mis ühes projektis on, aga ehitussektor on selline üldine nimetaja. Et see on endiselt väga killustatud ja miks see muret tekitab, on see, et tekib palju vigu ja eriti just tõesti lõppfaasis, kui see päris ehitus käib, siis
läheb palju materjali ja aega kaotsi, aga noh, mitte ainult, eks ju, ehituse faasis kõikide projekteerijate, inseneride, arhitektide aeg on samamoodi täpselt kallis, et noh, et see planeerimise faas saab liiga vähe tähelepanu ja selle jaoks ongi olemas need lahendused, mida me täna tutvustame ja tutvustame ka tulevikus. Et kui ma nüüd ei eksi, siis ülemaailmselt läheb iga aasta raha numbrites kaotsi vigade siis likvideerimiseks 280 miljardit dollarit. Autodeski pilvelahendustest Docs võib-olla on tuttav paljudele, kes on näiteks kasutanud AEC Collectionit. See on selline põhiplatvorm praegu, kuhu saab üles laadida oma failid. Seal on olemas ka juba väga palju funktsioone nagu versioneerimised ja kinnitamised, õigused osapooled saavad ligi. Et see on siis kõige alus. BIM Collaborate meie fookuses ja selle osad ja moodulid on juba natukene komplitseeritumad, on spetsiifilisemad erinevate faaside jaoks. Juba on olemas disaineritele koostöö, noh, disainer siin kontekstis on siis kas siis arhitekt, projekteerija, insener. See on üldine nimetamine, on inglise keelest tulnud siia praegu ilusti üle, võib-olla see läheb eesti keeles ka kasutusse. Ristumised, jah, vot ristumised on kindlasti see, mis on väga vajalik ja kui see on automatiseeritud, siis selle pealt hoiab väga palju aega kokku ja noh, siin juba tuleb tegemist ka siis tehisintellektiga, mis järjest rohkem ja rohkem meid aitab, kui me seda laseme. Ja noh, koordineeritud mudeli järgimine, probleemide haldamine, dokumentide haldus, seda osa me täna ka puudutame, eriti just probleemide haldamist, ehk siis selles võtmes, et probleeme üldse ei olegi mõtet lasta tekkida. Ja veel, kui tekib küsimus, et mis edasi saab, et kui me kõik oleme juba ära planeerinud ja ära projekteerinud, et ei ole mingit seina siis, et noh, et anname, lükkame kõik ehitaja kaela, vaid et sealsamas pilvekeskkonnas läheb kõik edasi. Selle jaoks on selline moodul nagu Build ja samamoodi andmed kulgevad. Operatsioonide vahel ei ole mingeid lõhesid, kõik on õmblust ette nii-öelda. Ja mina tegelen rohkem litsentside ja lahenduste konsulteerimiste pooltega. Kui me leiame teile sobiva lahenduse, siis see, kuidas seda lahendust kasutusele võtta, selle jaoks siis ongi meil Alar, kes on suurte kogemustega BIM koolitaja ja tema räägib täna meile lähemalt kommunikatsioonist ja suhtlemise protokollidest. Nii et ma annan sõna sulle. No nii, tere ka minu poolt. Et ma share'in kohe oma ekraani ka. Ja panen tööle slideshow. Ma eeldan, et on näha. Et veel kord tere kõigile siis, kes on siia tulnud. Et Karol tegi sissejuhatuse ära, et ma räägin siis täna natukene, lähen nagu sissepoole sellesse BIM collaborationi asjadesse. Aga endast nii palju, et jah, ma olen nagu, ma vahepeal lõin siin kokku 13 aastat tegelenud konkreetselt siis projekteerimise ja kogu selle BIM-indusega. Et Revitit olen ka sellest saadik kasutanud ja nüüd siis on tulnud ka juurde kõik need muud BIM-i puudutavad teemad, et see maailm on suhteliselt kirju ja küsimusi on kindlasti palju ja noh, ma ei saa teilt seda küsida palju, kes tegeleb BIM-indusega, aga ma ütlen, et elu on näidanud, et selle BIM-indusega seoses on tulnud hästi palju juurde siukseid küsimusi ja infomaht on niivõrd meeletult suureks läinud, et selles nagu orienteeruda niimoodi lihtsalt, kas siis meilide või siis mingisuguse Wordiga on suhteliselt suur väljakutse. Ja natukene siis täna nagu tutvustaksingi sedasama teemat, ühte väikest lüli sealt. Et veel endast nii palju jah, et ma olen nagu
suurem osa ajast olen tegelenud tehnosüsteemidega ja nii-öelda projektide koordineerimisega, et kõik need igatmoodi ristumised ja ajad on mulle hästi tuttavad ja kõik need nii-öelda mudelprojekteerimise kitsaskohad, et nendega olen kokku puutunud kogu aeg, et tean, et see jah, maailm on üsna niisugune, nagu ta on. aga, aga siis täpsemalt täna ma räägin teile koosolekute moodulist, mis on siis selles BIM Collaborate'is sees. ja noh, võib-olla natuke põgusalt tutvustan ka neid teisi mooduleid, sealt hästi rinnulennult lihtsalt infoks, et eelmine webinar, mis me pidasime siin eelmine aasta, vist oktoober oli lõpp, seal me rääkisime sellest nii-öelda, ütleme rohkem nagu mudeli haldamisest ja ristumistest ja kõigest, mida Karol mainis. Et jällegi need on niisugused teemad, milleta enam minu arust ei saa üldse enam projekteerida ja ehitusasja läheb ta samamoodi sisse. Et läheks siis esimese slaidi juurde kohe, et teile niisugune natukene mõelda siin. Leidsin niisuguse mõttekillu internetiavarustest. Et just see planeerimise osa, mulle ta jäi nagu väga niisugune kuidagi, mis on tõsi kindlasti, kas ta nüüd 10 tundi kindlasti, aga võib-olla, et mudelprojekteerimises, ma ei tea, paljusid inimesi on projekteerijaid, ega sama on ka ehitusel, ega seda tegelikult vahet on ju, et võib ju joosta pea ees ja teha asju, aga kui pärast tuleb välja, et seda tuleb ümber teha mitu korda, siis see võib vastata täiesti tõele ja elu näitab ka seda väga tugevalt, et ma olen ka nii-öelda praktik, et ma näen seda tegelikult igapäevaselt ka reaalselt, mis toimub ja tegelikult kohati on ikkagi jah, nagu täitsa mure, et see planeerimise osa on väga tähtis. Ma arvan, et te olete kõik sellega nõus, mis siin ekraani pealt on. Ma korra küsin, Karol, kas me teeme selle esimese polli ära äkki või? Ja mulle tundub, et on hea koht. Jah, aga siis me natuke tahame, et teie ka natukene osaleksite näitaksite oma mõtteid. Karol paneb tööle kohe polli. Kas mina ka seda näen? Ja. Et siis küsimus on jah, et mida te koostööks kasutate. See on siuke üldine lihtsalt taustainfo, et ega siit midagi meeletut välja ei pigista, aga saaks üks üldise taustainfo. Ja on inimesi, kes ei kasuta BIM-i üldse koostööks ja võib-olla ka täiesti hoopis teine valdkond, aga ma ju ei tea tegelikult, mis valdkonnas te olete. Et me võiks nüüd selle polliga teha, praegu tuli meelde, et kes mis valdkonnast üldse on. Nii palju meil nüüd vastand on siin, 12 on vastand, ootame natukene veel. No tulevikku vaadates siis ikkagi kõik, kes puutuvad kinnisvaraga kokku kuskil pilves nad võiksid ju toimetada. Et ei oleks nii, et ma küll tegelen haldusega, aga ainult siis, kui, ma ei tea, korteriühistu esinaine mulle helistab, muidu mitte. Just. Aga suund on jah sinna, et siin ei ole üldse küsimust, ma arvan, varem või hiljem kõik see asi peab minema nii-öelda nagu kesksesse infosse ja see on see info nagu tsentraalne lahendamine, et ma arvan, et vist 15 vastas, mis meil siit vastus siis tuli, et BIM lahendust kellelgi on mingid muud asjad, ei kasuta BIM-i, on 2 osalejat. Emailiga mingid muud lahendused on ikkagi sihuke pooled, OneDrive ja Dropbox. Et see on sihuke hästi levinud, siin oleks meil ka Bauhub olla, ma arvan, et võib-olla mõned ongi siin Bauhubid ka seal mingi muu lahenduse all. Ja Autodeskis on siis 2, nii et protsentuaalselt on tööpõld oleks iseenesest lai. Aga väga hea, et siis saime mingi pildi ette, ma arvan. Et lähme siis siit edasi. Ehk minu järgmine slaid on siis sihuke asi, ma kasutasin siin, see ei ole minu kuskilt teooria, või ma kasutasin natuke siin sõbra abi, ma nimetan sõbraks AI-d. Küsisin, mis on head koosolek, ehk ma hakkan rääkima koosolekutest tegelikult. Ja koosolekute moodulist, ma just enne seda mainisin ka. Et ma olen toonud siis välja, vaatasin ise ka nüüd natuke, et mis siis nagu iseloomustab head koosolekut.
et selge eesmärk ja päevakord. Iseenesest on täiesti loogiline, et tõesti, et koosolekut pole mõtet pidada, kui ei ole nagu eesmärki ja mingisugust kava sinna loodud. Ja no siin on palju erinevaid kindlasti teooriaid, aga noh, eks teil on ka enda maailmas, kõik on erinevas kuskil kohas oma asjadega. Et koosolekud minu jaoks on nagu, kuidas öelda, see teema on hästi tähtis, sest nagu eelmine slaid ka ütles, et tõesti tund aega planeerimist tõesti, ma olen tõesti veendunud, et ta säästab meile väga palju aega. Et pigem paar korda planeerida, et teine asi ongi see efektiivne ajakava, mis iseloomustab, see on nüüd puhtalt juba koosoleku pidamise küsimused, et mul on ka paljud punktid on niisugused üldine koosolek puudutab, siis me varsti läheme edasi nagu selle tehnilise poole peale, et kõiki me ei saa lahendada, mis siin nii-öelda need teemad on, aga osalejate ettevalmistus tõesti, et palju siis inimesed on ette valmistanud, kui palju infot on ette saadetud. Siin ma saan aru ka, ma ei ole nagu koosolekute mingisugune suur teadlane, aga siin on ka nagu kahte tüüpi vist arvamust üldse maailmas, et üks on see, et osalejatel saadetakse ette hästi palju infot, nad peaksid ette valmistama, tulevad koosolekul, kõigil on pilt selge. Ja teine siis nagu koolkond, ma saan aru, on niisugune, kus kõik osalejad tulevad koosolekule, mitte midagi ei tea, mis koosolekul toimuma hakkab, aga siis neile antakse seal koosolekul aeg, mingi ajaaken, kus nad siis loevad läbi ja siis läheb nagu koosolek tööle, aga noh, see on niisugune kõrvalepõige, et see on jällegi korralduslik teema. Siis on kaasatus aktiivne osalemine tõesti, noh, see on selge, et koosolekut on mõistlik pidada tõesti nii, et kõik osapooled, kes seal on, nad ka on, noh, reaalselt peavad seal olema ja aktiivne osalemine, et see isest on nagu elementaarne, aga noh, kordamine on tarkuse ema. Tehnilised vahendid, platvormid, noh, siin tuleb mängu kindlasti see, millest me hakkame rääkima, siin täpsemalt natukene. Et tõesti, et see oli ka see küsimus, kus te seda koostööd nagu teete, see ei olnud konkreetselt koosolekute kohta, aga seda koosolekut võib pidada ka väga erinevates viisides ja neid tehnilisi vahendeid viimasel ajal olen ise ka nagu oma elus nagu kokku puutunud. Neid võib tulla siin nii-öelda selles Office'i paketis, ütleme Teamsi keskkonnas võib tulla no, igat moodi äppe, kõik teevad mingeid asju, ehitavad erinevaid nagu noh, kanvaseid, et noh, mida iganes võib ehitada. Ma ei tea, palju nüüd teist on ehitanud ja proovinud seda asja. Mulle täna tundub, noh, ma olen loomulikult natuke nagu kallutatud praegu, eks ju, Autodeski poole paratamatult, aga tõesti, see on ka ajakulu meeletu, et neid asju testida, proovida, see võib mingi hetk olla tõesti vägagi ebamõistlik. Aga jällegi, kes mida kasutab, eks. Et väga palju variante. Siis dokumentatsioon ja meetmed tõesti, et mis siis alles jääb, mis kujul ta jääb, mis sealt edasi juhtub, kas ta on kuidagi hoomatav, kas sealt tekib midagi edasi või ta jääb lihtsalt üheks Wordi või mis iganes dokumendiks kusagile serverisse, kuskile projektipanka, kuskile kausta, mida paljud võib-olla ei leiagi üles, eks ju, et kõik siuksed asjad, eks ju. Et see on hästi tähtsad küsimused. Koosoleku juht ja modereerimine, see on selgelt, eks ju, juba siis noh, kes korraldab projekti juht või kes iganes. Et see on puhas sihuke korralduslik küsimus siin noh, me ei saa nagu aidata, aga see on väga tähtis osa. Ja kasutusel olek liides ja kujundus, et see on tõesti, et ta peab olema loogiline, ta peab olema hästi noh, nii-öelda nagu liigendatud, et kõik saaks aru, mis toimub, millal, miks, kes ja nii edasi, eks ju, et see nagu siis annaks niisuguse mõnusa platvormi, kust üldse mingit infot jagada, sest info jagamine on tegelikult ju küsimuseks. Ma panin siia 3 punkti veel, et kindlasti on siin veel punkt, et siin ei ole üldse, see ei ole mingi lõplik tõde. Ja siis no võib-olla näitan siis korraks näitan ka pilti, et liiga kuivaks ei läheks, et kuidas ta siis nii-öelda välja näeb reaalses pildis. Et ma loodan, et see on nüüd näha, et meil on siin nüüd siis, ma olen nüüd veebis nii-öelda online'is, et ma ütlesin, ma räägin hästi põgusalt, lasen sellest nii-öelda sellest piljulahendust üle, et siin on põhimõtteliselt siis meie mingisugune töökeskkond, kus on meie projektid, asjad, erinevad teemad, ülesanded, siin ei ole palju neid, see on meil niisugune tema projekt. Aga kui ma lähen konkreetselt projekti juurde, mis siis meil on tehtud see BIM Collaborate webinar niisugune projektikana, kus me siis neid asju testime ja vaatame, kuidas need kõige parem on kasutada. Lähen siia projekti sisse ja siit, nagu Karol ka mainis, et noh, siin vist 2 osalejat vist kasutas, eks Autodeski asju, aga kes teab, mida täpselt, eks.
et siit ma siis näitan ka niimoodi linnujaamalt üle, et siin on meil siis docs moodul, see on see, kus on siis meie kõik dokumendihaldus põhimõtteliselt. noh, see on omaette teema, omaette maailm, omaette, ma arvan, kas siis koolitus või siis webinar. et siia saab panna siis kõike, mis iganes faile, asju, põhimõtteliselt on projektipank. aga noh, ma ütleks, et natukene nagu rohkem, sest ta on ikkagi seotud nende kõikide järgmiste moodulitega ja siit nagu hakkab see asi nagu pihta, et see on ka tähtis, et ikkagi info oleks ühes kohas, et see on see vana asi juba, ma arvan, kõigile, et see. jah, ma tahtsin ka lisada, et loogika mõttes on ta ju tuttav, seepärast et ta meenutab Windows Explorerit oma siis failipuu poolest. Mhm. aga et miks ta nagu näiteks teiste tavapäraste Drive'ide või SharePointidega ei ole võrreldav, on see, et ükstapuha, mis formaat see üles laadida, ta oskab kõike näidata. et te saate selle avada ja 60 erinevat formaati vähemalt on olemas Mhm. Autodeski pilves. et ei ole vaja erinevaid tarkvarasid, kui keegi saadab erinevast mingist programmist oma faili teile. Mhm. et selles mõttes jah, ta on vägagi nagu tänuväärne. noh, ma võin siit näha tegelikult, mul on siin shared, ma ei tea, kas mul on siin IFC, noh, ütleme Reviti fail on mul siin praegu IFC-d, ma vist vaata, kas ma olen teinud ka IFC faili siia, praegu ei ole teinud. no või siis näete, et klõps on siin lahti, et no üks arhitektuurne mudel lihtsalt teile ka natuke, et noh, nagu visuaali. noh, ma arvan, see mudel on tuttav, see on see demo mudel tegelikult, Reviti oma. ja et näete, et siin ma siis saan seda kiiresti vaadata, mis iganes, see on lihtsalt sihuke esmane asi ja mis on ka väga tähtis tõesti, et ma saan reaalselt siin pilves avada neid faile ka, on nad siis TVG-d, IFC-d, mis iganes vigurid, eks ju. no siin on need versioneerimised, muudatuse jälgimine, sellest me eelmine webinar rääkisime, ma ei tea, palju siin inimesi on siit eelmisest korrast. aga ühesõnaga, selle ma pikalt ei peatu, et siin näete, et siin on see projekti nii-öelda pank, baas selle kõigele ja siit siis saab erinevaid asju juba teha. noh, ja järgmised moodulid on siis ka hästi, jooksen siit üle, on design collaboration, mis on ka ülimalt tähtis, ma ütlen, kui, kes vähegi nagu mudelprojekteerimisega tegeleb ja asjadega, siis lihtsalt teile meeldetuletuseks või siis infoks, et siia tekib või tähendab, siia saab tekitada nii-öelda timeline'i, mis esmapilgul juba tundub nagu noh, keeruline, aga tegelikult on ta nagu niivõrd ülimalt vajalik, et noh, ma ei tea, palju siit pundist nüüd, kes kuulavad, on arhitekte või no ütleme eriosalised tehnod, mida iganes, eks ju. idee on sellel lühidalt see, et keegi enam ei, kuidas öelda, ei pea võtma vastu kellegi faile teadmata, mis seal sees on või teadmata, kas see on üldse mõeldud vastuvõtmiseks. ja samamoodi keegi ei jaga oma faile enam välja save vajutusega, noh, kui me tuleme traditsioonilise serveri juurde, et kuskile vajutatakse save ja keegi lingib ja noh, keegi ei teagi tegelikult, miks, kes, kas on viimane versioon, miks on, ühesõnaga ma eeldan, et te saate aru, millest ma räägin. et siin on see niisugune süsteem loodud vägagi nii-öelda hea, väga hea süsteem. Ristlinkimise tähendab, et tõesti see linkimine käib nagu adekvaatselt. ja siis model coordination põhimoodul, siis need käivad mõlemad nii siis nii design collaboration kui ka model coordination ka, et see on see BIM collaborate'i alla. ja siin nüüd käib siis niisugune asi, et me saame siis nii-öelda vaadata, lihtsalt esiteks vaadata mudeleid, ma teen nad korra lahti siin, mul on siin lihtsalt tehtud niisugused lihtsamad mudelid, on EK, natuke Tehnot ja natuke AR-i. ja ma saan siis tekitada siit nii-öelda koondmudeli, kus mul on siis juba torud, asjad sees, siin natuke on torusid klaasidesse lastud ja niisugust nipet-näpet, konstruktsioone, asju siin sees. et ühesõnaga niisugused asjad, mis on ülimalt tähtsad ja just model coordination'il on siis erinevad, on siin vaated, on ristumine, seda on mainitud siin-seal, aga jällegi räägin ära korraks kiiresti, et ristumised, see on tõesti, see on lihtsalt võrratult hea asi, ma ütlen ausalt, ma ise praktik. et ta näitab sulle ära, et ühesõnaga ristumiste kontroll on automaatne, mitte et siin oleks mingeid meeletuid valemeid sisse saaks, ta saab teha ka eri valemide filtrid, aga ütleme, esmane niisugune ristumiste kontroll, ta näitab mulle ära, et mul on ristumised siin, ma võtan mingi väiksemad 9 ristumist mingi vendiga näiteks ja ta näitab mulle kohe ära mulle ristumised, et kes on nüüd siin mudelprojekteerimis konkreetselt, need ma arvan, näevad ja silmad lähevad põlema, kes äkki pole kokku puutunud sellega, et siuksed vigurid on sees ja siis tuleb issue'sid ja kõike teha. et ja issue'd tekivadki siia
ma olen siin midagi teinud ja ma näitan, et kuidas on seotud sellega, millest kohe räägib. Ja siis tuleme nüüd selle siis nagu järgmise mooduli juurde, mis on meetings ja ongi koosolekud. Põhimõtteliselt nagu ma enne vist mainisin, ma leian, et koosolekute pidamine on ülimalt tähtis. Ja me kohe teeme läbi ka mingisuguse miitingu siin, et näitan, kuidas see käib, ma näitan oma slaidid ära, siis võib-olla tuleme siia praktilise poole peale, et ma räägin, mis siin nagu sees on natuke, mingeid slaide ja siis tuleme siia aknasse kohe tagasi. Panen selle slaidi jälle tööle. Ehk siis esimene asi olekski see, et nagu ma eelmisel slaidil ütlesin ka, et selge eesmärk päevakord, eks ju, võiks olla. Et kui me hakkame uut nii-öelda koosolekut tegema, siis me annamegi siin esiteks talle, eks ju, pealkirja, mis on iseenesest loogiline, aga ta on eraldi väli konkreetselt, eks. Et nagu ma ütlen, ma ka nagu koolitan siin ju BIM-i ja Revitit ja igat neid asju, et sellepärast ma nagu, kuidas öelda, nagu Wordis koosoleku protokolli tegemine on suhteliselt tänamatu minu arust, sest tõesti sinna saab teha väljasid, sinna saab igat asju ehitada, aga keegi peab ehitama, kui teil on büroos tööl 50 või enam inimest, siis on selge, et teil on seal oma IT-admin ja kes iganes, kes kõike teeb, aga väiksed firmad, mis Eestis on valdavad, nendega naljalt ei jõua lihtsalt. Alar, aga võib-olla siin on hea koht teha teine poll, küsida Ja, osalejatelt, kuidas okei, nad oma koosolekuid peavad. väga Ma hea. usun, et on palju inimesi, palju ettevõtteid, kus ollakse väga-väga rahul kommunikatsiooniga või üldse sellega, kuidas koosolekuid peetakse, aga on ka ütleme arenguruumi Ja. paljudes kohtades, sellepärast siis teine poll, kuidas te oma koosolekuid peate? No väga hea. Näha, et enamus kasutavad Teamsi praegult sellest siuksest valimist, peensõna. Et ma muidugi ei tea täpselt, kuidas see Teamsisse käib teil puhttehniliselt, aga vähemasti Teams ta on. Et ma võin, vist on vist kõik enam-vähem, kes vastasid vist, kes veel tahab. Aga ma võin nii palju nüüd öelda jah, et olen ise ka seda Teamsi nii-öelda maailma kasutanud juba pikalt ja seal tõesti on nagu siukseid kohti, mis ei ole kõige nagu ajaliinis siis kõige paremini hallatavad, ma ütleks, aga jällegi siin võib olla imeäppe inimeste kasutuses, aga kuna kõik nii kiiresti vastasid Teams küllap, siis võib-olla on seal lihtsalt mingi muu asi, aga väga hea, siis on teada. ja nagu Collaborate'i. näha, et BIM Collaborate'i ei kasuta keegi. Just, okei, nii, väga hea, tänud. aga tulles tagasi siia, ma kohe näitan, kuidas see käib, aga lihtsalt ma räägin ette ära, et teil tekib niisugune mingisugune pilt. Et kui te hakkate koosolekut looma või siis teie projektijuht, objektijuht, kes iganes, tiimijuht, siis ta loobki koosoleku nimed, asjad, kellaajad, kohad, siis saab luua kohe automaatselt lingi, kas siis Zoom või siis Teams, nii et te võite selles integreerida Teamsiga. Teams on see kanal tegelikult ju, aga et kus siis see koosoleku pidada või siis laua taga, see ei ole isegi tähtis, aga siin on see sees kõik see asi, kuupäevatähed, lähevad selgelt mingid kirjeldused, et üldine kirjeldus, mis koosolek see on, BIM koordineerimine, mis iganes arhitektuursed küsimused, kõik suudavad oma valdkonnast välja mõelda selle. Teemad, alamteemad ja siis tulevad siia ka igad meie lingid ja asjad, seda ma kohe näitan ka teile, aga et see on ka väga tähtis, et iga teema juurde ikkagi saab panna, kes vastutab, ma olen ennast siia vastutajaks pannud, kuupäevad, asjad, lingid, viited, kohe räägin neist ka. Siis on selle teema nii-öelda staatus, siin on erinevad, on siis open, avatud, ongoing ja closed ja need on ka tähtsad, et miks nad siis niimoodi käituvad või mis nad edasi teevad, kohe räägin nendest ka. Siis, mis siis on, kui see koosolek valmis tehakse, siis tuleb niisugune asi, et te saate jagada oma koosolekut siis meiliga. Tuleb meilile siis niisugune pilt, nagu siin paremal pool on mul, et panin siia koosoleku näidist, ta ütleb, millal on, kus on. Te saate siis osalejad, nagu ma ütlesin, ka see eeltöö nii-öelda, et kui inimesele öeldakse koosolek, et kui see on korralikult koostatud, küsimused lähevad sinna, siis tuleb talle ilusti meil, kus on, millal, ta saab laadida alla PDF-i selle kohta.
ta saab vaadata seda miitingut siis veebiversioonis, kuidas tal endal parem on. samamoodi saab saata või ta saab ise sealt lisada oma Lead SAS-i ehk siis nii-öelda kalendri sissekande, kõik siuksed võimalused on olemas. kohe varsti näitame ka seda. Siis, kui te olete nüüd koosoleku teemad sinna määranud, te saate teemade juurde linkida või siis lisada hästi palju erinevaid väljasid ja need väljad ei ole nagu lihtsalt väljad, vaid need on seotud selle doksiga või teie ristumistega või dokumentidega või PDF-idega või TVG-ga, millega iganes, IFC-ga, mis iganes teil seal on. Ehk sinna saabki panna konkreetselt täitmise kuupäev, mida tuleb panna, et iseenesest ju loogiline, eks ju, igal nii-öelda ülesandel või küsimusel peab olema mingi kuupäev juures, võiks olla. teostaja ehk siis assignee, siis manused võib-olla, attachment'e võib panna jällegi, mida iganes teil seal vajalik on juurde panna, pildid, dokumendid, kõike seda. Ja siis on references ehk siis viited, saate viidata siis failidele, mingitele joonistele reaalselt, mis on teil üles laetud, mis on, ütleme projekteerimise lõpufaasis näiteks või mis iganes ka projekteerimise faasis või ehituses on ju ainult kõik käib jooniste pealt on ju suures pildis on ju. RFIs ehk siis see on see info küsimise asjad, see on ka omaette maailm täitsa siin, kus saab siis info päringut teha, aga sellest ma arvan, kas järgmine millalgi teeme webinari. Ristumised, te saate ristumistele viidata reaalselt, et see ei ole enam niisugune jutt, et te peate kuskil kirjutama midagi, et näed, me seal kuskil midagi nägime või otsime mingit linki, et see on, ma näitan, kuidas käib kenasti. Fotod ja fotosid saab panna ka nii, et kui nüüd on tõesti juba ehituse, ütleme taseme see asi, et objektijuht, keegi teeb foto kuskilt reaalselt, näe, mul on siin teema, tekitab selle ja foto läheb siia üles, et kõik siuksed ajad ja pluss siis kõike muud siit veel, eks ju. Ja on ka siin see nii-öelda kosti asi sees, see on omaette maailm veel. Ja kohe siis näitan seda pilti ka, ma arvan, näitan veel ja mis on veel lisa nagu nii-öelda boonusega, mis on elementaarne samas, on see, et te saate nii vaadata nii meetings ehk siis koosolekuid, eraldi plokk ja koosolekud, kui tekivad need itemsid ehk ma tõmban korra tagasi paar pilti. Kui on item, näiteks siin on see mingi alamteema, no mingi teemad, a la uks ei mahu ära, ma ei tea, ventkonna on liiga suur, mis iganes asju, eks ju. Siis need asjad tekivad reaalselt ka nagu listina teemadeks ja teil on niisugune vaade, kus te näete siis, et mis küsimus on, mis ta staatus on, kas ta on flag, noh flag on lihtsalt, et ta on toodud nagu ettepoole, et kriitiline või kiire. Siis teema nagu lahti kirjutatud siin täpsemalt näiteks. Siis on kirjas see, et millises koosolekus seda käsitleti ja millal ta nii-öelda kuupäev on, et millal ta peab olema lahendatud. Ehk igaüks saab siit filtreerida enda asjad ja siin on tagasi, et kellele see määratud on. Et sihuke vigur. Et see on siis see koondnimekiri, mis on, ma vaatan, mis siit veel tuli. Et siia ma tulen tagasi, ma share in nüüd välja, näitan seda koosoleku tegemist ka siis nii-öelda elusast peast. Ajaga on. Et mul on siin nagu erinevad koosolekud, ma loodan, et on ilusti näha, eks ju. Koosolekud saad uue teha ja on olemas. See on see näidis, mida ma teile just näitasin siin. Siin on siis agenda, kui ma lähen siia sisse, siis ta näitab mulle sama pilti, mis ma teile siin ka näitasin screenides ja ma saan siit nime muuta, kuupäeva asju, kõiki siukseid asju, kirjeldust kirjeldada siia alamteemad. Ma saan alamteemale panna veel mingisugust kirjeldust, eks ju, mis iganes teil tarvis on panna. Siis ma saan panna siia juurde, nagu ma näitasin, eks ju, kuupäeva. Ma ütlen, et see peab olema lahendatud näiteks, ma ei tea, 10. aprilliks. Siis kellele? Ma võin siit panna ennast, sest mina olen praegu siin koosolekul vist ainuke. Ma näitan, kus kutsutakse ka. Ja see kellele määratud, ma saan niimoodi aru, et kui see inimene ei ole koosoleku osaleja, siis kedagi nii-öelda tanki panna ei saa. Just, tanki panna ei saa. Reaalne õige vastutus on. Just. Ja siis ma saan näiteks, ütleme, attachment'e panna või siis reference. Reference on siis nii-öelda meie sest doksi, kogu selle süsteemist saab võtta siis, mis iganes teil tarvis on. Ja mis on minu arvates on tõesti super asi, lisaks kõigile muule loomulikult, on issues. Ja need issued on nüüd reaalselt issued, mis me oleme teinud näiteks ristumise kontrollis.
et ma saan viidata, et näed, et mul on siin mingisugune toru kusagil, näed, ma tahan vot selle teise issue, ma tean, et keegi tegi või kes iganes tegi. Ma panen selle issue nii-öelda viite siia ja see viide tekib siia nüüd kõrvale. Et ta ei ole lihtsalt nagu sihuke tuim, noh, nagu te juba, ma arvan, aimate, vaid ta on reaalselt, et kui ma nüüd selle peale vajutan, siis ta läheb nagu reaalselt selle nii-öelda issue'de juurde mul siin ja issue'de juures ma näen juba ära, et näed, siin on mingi teema ehk ta läheb nagu teise kohta juba issue'de alla. Ja me saame siin seda käsitleda, et näed, sihuke asi, ahah, okei okay. Et siin tuleb nüüd midagi sellega nagu ette võtta või kirjutada. See on omaette maailm, sellest ma rääkisin eelmine webinar, aga see on ka nagu noh, super asi, eks. Ehk lihtsalt te saate aru, et ta on seotud siis otse minu issue dega. Ja ma lähen nüüd tagasi meeting'isse tagasi. See ta hüppab siit mingi välja, jah, see on nagu natuke, võib-olla ma ise ei tea täpselt, kuidas see õige oleks saada sealt. Aga ühesõnaga, et see tekib konkreetne nii-öelda referents ja siia saab nüüd palju, eks panna, kuidas te ise tahate, eks. Siis kui me tahame nüüd midagi veel lisada siia koosolekule, eks siit saab lisada inimesi, eks ju. Ma saan panna add, kes nüüd on, noh, Karol on meil ka siin selles projektis, panen ta juurde, tema on ka seal koosolekul tegija. Siis siit saab muuta Karolit, kas siis näiteks organizeriks, kui on tarvis, et see, kes on tegija. Kõik siuksed vigurid, et tõesti paneb see teema on näiteks closed, noh, kõik need asjad, mida ma seal ennem ka mainisin, eks ju. Ja siis järgmine asi on see, et kui me nüüd oletame, et see koosolek sai nüüd meil nii-öelda tehtud, siis ma saan muuta selle agenda ehk see on nagu see koosoleku plaan, ma saan selle koosoleku läbi, kõik on otsustatud. Ma saan ta muuta minutes, see on termin inglise keeles, et ta ei, ärge sassi nagu minutitega kuidagi. Et ma muudan ta minutes ehk siis selles mõttes ta sisuliselt muutub koosoleku protokolliks. Ja seda saab muuta ainult siis kas siis koosoleku algataja veel või siis noh, projekti admin või keegi juba, kes on nii-öelda selle asja loonud üldse selle kogu selle projekti. Ja seda saab siis nii-öelda saata jällegi kõigile osalistele, kas siis eksport to PDF-i, saata neile meili peale, kõiki neid asju. Ja kui nüüd on niisugune asi näiteks, et meil on sellest vaja teha nüüd siis noh, järgnev koosolek, see on selge, et koosolekud ei lõpe ju nii ära, et kõik on closed. Me näeme, et siin on üks on nii-öelda käib, suletud ja need 3 asja on kõik open. Ma saan tast teha nüüd create follow-up'i ja ütlen, et meil on järgmine koosolek on, ma ei tea, 2 nädala pärast, mis on täna 5, panen 19, panen confirm ja nüüd tekib mulle sellest asjast siia versioon 2. Siia tuleb nüüd lõpuks palju, eks ju, nagu te ette kujutate päriselus. Tuleb versioon 2, ma panen talle siis nimi jääb siit samaks ja saan tast määrata, näete. Ja nüüd see teema, mis oli mul closed, see kaasa ei tulnud siia enam. Et need, mis olid ongoing ja open, need tulid kaasa. Ja kui ma lähen tagasi korra see meetingsite listi, siis te näete ka, et siia tekib talle juba 2 tükki, näete. Üks on minutes ehk see on lukku löödud protokoll ja siin on agenda, on nüüd 19. aprill, läheme edasi selle asjaga. Et see on nagu see loogika ja siin on mul neid nagu rohkem, eks ju, tehtud siukseid väikseid proovikesi, aga te saate mõttele pihta, et meil tekib siia siis logi koosolekutest. Erinevad teemad võivad olla, mul on siin tehtud mingi BIM koordineerimine, projekti koosolek, mis iganes vastavalt siis sellele, kuidas seda asja korraldatakse. Ja see üks asi, ma tahtsin veel näidata teile, on siis, või noh, ennem kui seda filtreerida saate, et millal keegi hakkas, mis on nii-öelda protokollid, mis on lahtised, noh, kõik siuksed vigurid, see on juba puhtalt korralduslik küsimus. Ja nüüd see item, mis ma tahtsin öelda, nii et nüüd kõik need teemad, mis arutatud on, nendest tekib reaalselt list. Et ei pea nagu need teemad otsima igast protokollist ala, et noh, tahate teada, mis on staatused, mis on open, ma saan panna siit, eks ju, staatused, kõik, mis on open ainult näiteks. Ja ma näen, et ahah, need asjad on lahtised või mis on töös. No ühesõnaga te saate pihta. Ja ma võin panna ka, et noh, kellele ta on pandud, näiteks vaatan, et Karolile ja Terjele on siin pandud näiteks, ma näen neid, mis on Karol ja Terje. Noh, siin oleme Karoliga koos pandud vastutavateks näiteks, siis ta näitab ka neid, eks. Et iga nagu siis tiimiliige saab oma ülesandeid vaadata siit, mis on koosolekutega seotud ja niimoodi edasi minna, et vot sihuke mänguasi, ma loodan, ma rääkisin kõike siin enam-vähem ära, mis ma siin nüüd tuli sellega seoses. Kui mõni asi 2 silma vahele, aga siis ongi hea teil nii-öelda süveneda. Ja mis ma siin kokkuvõtlikult ongi, et siin on kõik on nagu eelseadistatud. Enne ma rääkisin, et kui teil on mingi äpp või Word või mis iganes, noh tõesti, see on peavalu ja jällegi, kuhu väljala ta läheb, miks ta läheb, kas on õige pealkiri, no võib-olla
kellelgi on supersüsteemid, aga siiski. Siis on tegevustäitjad, kuupäevad, viited, kõik see, mida ma näitasin, et see on tõesti, see on vägagi hea asi. Just see ristumised ja asjad, sest noh, pool projekteerimismaailma täna ma ütleks ümmarguselt, et keerleb ümber ristumiste ja kõikide noh, niisuguste mudeli teemadega ümber, eks ju. Siis jätkukoosolekud tõesti, et teil tekib logi konkreetselt, teil tekib nii-öelda nagu te nägite, et uued koosolekud samade teemadega, kui mõni teema jookseb sul läbi, ütleme mitu koosolekut järjest, siis on selge, et midagi on halvasti selle teemaga. Osalejate märkimine, kes on siis inimesed, kes on vastutavad, kuupäevatähed, eks ju. Progress, jälgimine, filtreerimine, täpselt seda ma näitasin just, et kuidas siis on, kes teeb, millal teeb, miks teeb. Protokollid tulevad ilusti, eks. Kõik, mis on lukus, kokku lepitud, ei pea enam nii-öelda nagu tegelema sellega, et kus ja mis ja millal. Noh, selge see, et keegi peab ju ikkagi otsima ja vaatama asju, eks. Ja tõesti see, noh, PDF-is saad ilusti saata, mul keegi tahab logi teha, send PDF korras või download, kõik see on nagu olemas. Ja no minu arust on kasutusele liidese kujunduseks, igaüks hindab siin ise seda. Ja aga mulle ta tundub ikkagi noh, üsna nagu loogiline asi. Ja pluss siis tõesti see, et ta on seotud ikkagi tõesti see allikas on üks infoallikas, et kui siia nüüd noh, me paratamatult, ma arvan, et kes vähegi siin on Reviti kasutajad või ütleme Autodesk'i kasutajad, vahet pole isegi Revit, et IFC, et kõik saab seal süüa, et te võite milles iganes teha, et tõesti see info on ühes kohas, ristumised, kogu suhtlus ja nüüd siis koosolekud, nad on omavahel põimitud, seotud, et siin nagu ütleme, libastuda on raske, et Autodesk on sellega päris palju vaeva näinud nende workflow'de koostamisega ja ma ei usu, et nad noh, väga nagu mööda panevad selles mõttes, et maailmas on ikka gigaehitusfirmasid, tuhandeid, kümneid tuhandeid töötajaid ja projekteerimisbüroosid tuhandete inimestega. Et kui nad seda kasutavad, seal peab olema mingisugune sügavam loogika taga, et noh, ma tean, et ega siis väikses Eestis ja väikestes büroodes, ega siin põlve otsas on päris palju asju tehakse, aga see on meeletult, kuidas öelda, ressurssi raiskav. Ja me peame tegelikult üldiselt kõik saama nagu paremaks tehnoloogiliselt ja kasutama ära niisuguseid võimalusi. Et ühesõnaga, see on niisugune kokkuvõtlik osa ja siin on Henry Fordi ühe lausekese, mõtlesin lõppu veel panna teile siia. Et ma arvan, et olete nõus kõik, kuidas öelda teistele, mida te teha ei taha. Et koosolekud on, ma arvan, selleks hea abivahend selgeks teha, kes siis mida tegelikult peab tegema ja millal. Vot, aga minu poolt tõmbaks otsad kokku ja tänan kuulamast. Annan Karolile otsad üle. Ja suur tänu, Alar. See oli tõesti väga hea ülevaade suurepärasest tööriistast, mida võiks hakata laialdasemalt kasutama just selle tõhususe pärast ja tuleviku vaatega, et noh, kui võrrelda näiteks seda pilve nüüd näiteks mingi meediakeskkonnaga, et siis et inimestel ei ole vaja käia enam kuskil kalendris, kuskil meili mingit lõime harutamas, otsimas mingit infojuppi, mis on temale määratud, alla laadima mingit väga nõudlikku tarkvara, et avada mingit faili, võib-olla oodata mingit kõne, sellepärast et on midagi kokku lepitud, võib-olla ei ole kokku lepitud, vaid kõik on lihtsalt tõesti ühes keskkonnas koos. Ja emailid muidugi jäävad alles, et nad teavitavad, siin on link, kuhu sa pead vajutama, sest et sul on midagi määratud või tuli mingi sinuga seotud infojupp ja sa lähed sinna peale, loed kirjeldust, lähed sealt edasi veel mudelisse, konkreetsesse kohta. Ei ole mingit sumpamist läbi tohutute failiridade või kirjelduste, et kas siis sa saad aru või ei saa päriselt aru sellest. Kommunikatsioon on ja jääb edaspidi ka suureks väljakutseks inimkonnale. Ja meil on tulnud ka üks küsimus. Nii. Milliste kuludega peaks arvestama ACC Meetingsi kasutuselevõtuks? See on küsimus, millele ma ei saa niimoodi siin otsa vastata, sest et me oleme lihtsalt niimoodi otsustanud ettevõttes, et hinnastamisest ja üldse lahenduste sobivusest me räägime väga individuaalselt. Et see sõltub, nii palju võin öelda, et see sõltub natukene ettevõtte suurusest, sest et
BIM Collaborate'i paketid on näiteks 10, 25, 100 ja et kui ettevõttes on ainult 10 inimest, siis on justkui üks hind ja kui on 100 inimest, siis tuleb see nii-öelda per capita hind natukene muidugi nagu soodsam. Et noh, selline hinnastamise meetod on ja hea meelega selgitan hiljem edasi. Muidugi see on väga hea küsimus ja seda me arvasime, et seda kohta täpselt niimoodi küsitakse ka. Et miks ka mitte, eks ole. Ja siin ongi muidugi siinkohal hea küsida, et kas on veel kedagi, kes sooviks midagi küsida. Ma võin ka avada mikrofonid. ma Kui võin seni korra veel lihtsalt jah, täienduseks öelda siin, tõesti selge see, et kõik on nagu raha ja hinnas, noh, nagu selge see, maailm käibki, eks ju, selle ümber. Aga ma ütlen puht nagu praktilise koha pealt, mulle tundub täna tõesti, et see projekteerimisvaldkond ei saa enam edasi minna ilma targemate lahendusteta, selles mõttes, et tõesti see hind ei ole selles mõttes, ma ei saa numbrit öelda, aga ta ei ole selles mõttes tappev. Aga ma ütlen seda, et see inimeste, kuidas öelda, info kättesaamine, operatiivsus ja ütleme, õigete asjade tegemine õigel ajal on tegelikult kordades kallim lõpuks, kui ma arvan, see tehniline lahendus üldse saab olla, sest me lihtsalt ei saa enam, mulle tundub, edasi minna enam vana viisi, sest info hulk on läinud liiga suureks ja mitte ükski projektijuht ei suuda nende küsimuste hulka hallata. Noh, see lihtsalt kaotab igasuguse mõtte ära. Et ma ütleks nii palju. jah, nagu ma enne mainisin, et need vead ja ajakulu, see on lihtsalt mõõdetamatu. Need ettevõtted igatahes, kes kasutavad BIM Collaborate'i, need on väga-väga rahul. Ühtegi sellist miinust või mingit nagu puudujääki ei ole nimetatud. Ja nii palju, kui seda kasutatakse näiteks noh, USA-s ja suurtes ettevõtetes, siis seal lihtsalt ei kujutatagi teistmoodi ette üldse. Aga nii palju ma võin öelda, Kasper, et ta on natuke kallim ikkagi kui näiteks AutoCAD LT, siis 1 aasta litsents ühele inimesele. Aga et selle eest te saate muidugi jah, väga palju. Kui on soovi, siis võite vaadata ka eelmist webinari, seal on kõik need teemad kaetud veel põhjalikumalt, mida Alar rääkis, eks ristumised ja versioneerimised ja lisaks siis meetings ja siit tuleb edasi. Ja ma ütleks veel nii palju täienduseks, see meetings on lihtsalt üks väike osa sellest tegelikult, et seda meetingist eraldi nagu ei ole, aga ta on, ütleme, selle juures on see BIM Collaborate ja et seal on need versioneerimine, failide jagamine ja ristumised, et see ise on tegelikult see põhiline nagu nii-öelda see moos seal. Et see on lihtsalt kirss seal peal, ma ütleks, et lihtsalt see failide just jagamise pool, et see on nagu nii kriitiline, et tõesti, et te teaks, mida te saate, miks te saate, kes mida jagab ja see ristumised just, et see on see põhiasi tegelikult, ma ütleks. Aga ma praegu rohkem ei näe küsimusi, nii et ma eeldan, et kui tekib veel küsimusi, teil ei ole mingit nagu tõrget mulle kirjutada või helistada ja küsida. Ma hea meelega vastan ja kõikidele on olemas individuaalsed lahendused. Et julgustan minema rohkem ühisele platvormile ja kutsuma teisi osapooli kaasa. Ja tänan, Alar, ja tänan kõiki osalejaid. Kuni järgmise korrani, siis võtame juba järgmise teemasid Collaborate'ist ette ja nii edasi ja nii edasi. Ilusat nädalavahetust kõigile. Jah, aitäh.